Tere! Tänase Tervisekooli videoloengu teema on liikumine kui sügav nauding. Me räägime täna võimlusest, natuke spordist, selle erinevatest liikidest, tasanditest. Ja ma tuginen siin oma kogemusele viimase 12, nüüd juba 13 aasta jooksul, kus ma olen siis välja töötanud ja täiustanud sellist võimlust, mida ma nimetan siis väe- ja mõnuvõimluseks ja kuhu ma olen siis kogunud kõige mõnusamaid harjutusi idast, läänest, põhjast ja lõunast. Ja ma alustakski sellest, et on olemas minu jaoks kahte tüüpi liikumist. Üks on läänelik, tinglikult ka mehelik, mis toimub nii-öelda väljas sisse ja mille põhimõte on, et peab liikuma. Me võtame endale pähe, et me peame liikuma, peame tervislikult liikuma, peame sportima selleks, et olla terve, võtta kaalust alla, saavutada mingisuguseid tulemusi ja nii edasi. Selline liikumine vajab tahtejõudu. Ja kuna siin minu jaoks puudub sisemine kontakt oma kehaga, sealhulgas kehaenergiatega, siis sageli selline liikumine viib ülepingutamiseni, viib vigastusteni või viib lihtsalt selle lõpetamiseni. Lõpuks saab tahe otsa ja rohkem me lihtsalt ei jõua ega ei viitsi. Nagu nüüd öeldakse vana-aastal õhtul, võtame siis lubaduse järgmisest aastast alates hakata tervislikult liikuma, trenni tegema ja võib-olla esimese nädala või kuu teeme ja siis ongi kõik. Sellise liikumise puhul, sellise liikumise üheks näiteks on ka tippsport. Ja ma tahaks teile ette lugeda mõningad mõjud, mida selline sport meie keha suhtes omab. Esimene mõju on muidugi see, et ta lihtsalt hapestab meie keha. Kuna tippsport toimub anaeroopses režiimis või anaeroopse piiri peal, siis on pidev hapnikupuudus. Ja selle tagajärjel oksidatsiooniprotsessid jäävad pooleli. Keha hapestub, pH läheb alla ja see hakkab mõjutama meie immuunsüsteemi. Ma loen siit lihtsalt ühe tsitaadi teaduslikust kirjandusest. Füüsiline koormus muudab keha pH happeliseks, vallandab organismis enesekaitse palaviku, röga, kõhu lahtisuse, hingelduse ja hingamisteede haiguste näol, tekitab närvi ja vaimupingeid ning kulutab hapnikku edasi toimetavaid punaseid vereliblesid, aidates nõnda kaasa kudede hävimisele ja enneaegsele vananemisele. See on, miks väga vähestel sportlastel on pikk eluiga. Nad lihtsalt põletavad ennast läbi. Muide, ma ise olen üks hea näide. Kui ma 4. klassis läksin tennist mängima, siis selgus, et ma olen väga andekas ja ma ise hakkasin ka ennast nagu tagant kütma. Ma tegin 7-8 tundi päevas trenni ja selle tulemusena lihtsalt pingutasin üle. Pärast seda olin aastaid haige, jäin kasvus kängu, olin haiglates ja nii edasi.
ja võiks öelda, et ma toibusin alles peale sõjaväge. See on siis kuskil 21 või 20 aastasena. Nii et ma isegi ei oska öelda, kui palju elujõudu sealt nii-öelda selle tõttu ma kaotasin. Ja me teame, et paljud sportlased on vanemas eas praktiliselt invaliidid. Nüüd küll uuemal ajal õnneks. Näiteks Ayurveda liinis ja mitmel pool mujal on hakatud kasutama looduslikke bioaktiivseid toidulisandeid, valgulisandeid, mineraalaineid, vitamiine, antioksidante, mille abil on võimalik hoida kehaga kõrgetel koormustel vähemalt mingi aeg kahjustamatult. Nüüd selline mehelik liikumine on läänes nii-öelda väga moes. See saab alguse juba kooli võimlemistundidest ja hiljem siis sportimisest. Ma mäletan ka, kuidas ma peale sõjaväge käisin siis pallisaalis mängimas võrkpalli, korvpalli, mis justkui kuuluvad aeroobsete spordialade hulka, aga ma mäletan, et pärast oli oksemaik suus, sest seal on siiski nii-öelda sellised väga rebivad intervallid, mis hiljem annavad tunda. Nüüd teine pool. Teine liikumisliik on siis nii-öelda naiselik või idalik. Ja see on siis seest välja liikumine. See on see liikumine, kus me oleme saavutanud kontakti oma kehaga, sealhulgas keha energiatega ja kogu liikumine on mõnukeskne. Mitte, et algul ponnistame, rebime ja nii-öelda pingutame ja pärast on hea, sageli seetõttu, et keha lihtsalt on vabanenud sellest ülepingutatud liikumisest, vaid kogu aeg on hea. Ja vot see on see liikumine, mida me kuskil peal tahamegi hakata tegema. Me tahamegi jääda seda tegema. Mitte, et peab tahtejõul, vaid lihtsalt see mõnu, need endorfiinid ja isegi kõrgemad mõnuained, mis seal tekivad, lihtsalt kutsuvad meid igapäevasele liikumisele. Kehakeemia on teatavasti siin väga, väga oluline ja võiks öelda, et sellisel liikumisel, sellisel mõnu ja väe liikumisel on justkui 3-4 astet. Esimene on siis mõnu, teine on kraadi võrra kangem nauding, kolmas on ekstaas ja kolmas, neljas on see, mida nimetatakse mõnel pool ka orgastilisuseks. Ma lugesin hiljuti ühte raamatut kanoniseerimata Qi-kunnist, eesti keeles ilmunud. Ja seal öeldi niimoodi, et kui te teete mingeid Qi-kunni harjutusi ja see ei anna teile sellist orgastilist leebelt, orgastilist haistingut, siis te teete neid alles valesti. Qi-kun on teatavasti siis Hiina tervisevõimlemine, kus on väga oluline ka hingamine, kuid väga oluline on just see, et meie kehaenergiad on läinud käima. Oma eelmises loengus vitaalsest vananemisest ma juba puudutasin meie kehaenergiaid ja need tulevad kõne alla veel paaris järgmises loengus. Kuid siin ma ütlen veel lisaks ära, et kui see protsess meie kehas algab olenemata vanusest, Hiina meditsiini järgi siis meie mikrokosmiline või makrokosmiline orbiit avaneb ka läbi vastavate harjutuste, tagumine keskkanal, esimene keskkanal ja selle tulemusel see magus energia, see magus Qi hakkab meis pidevalt voogama. Me ei pea selleks isegi enam mingeid harjutusi tegema. See energiavoog on lakkamatu ja seda nimetatakse idas, siis öeldakse, et nektar kehas. Seda võib ise loomustada eesti keelet kergus, puhtus, magusus.
ja seda võib nimetada ka noorusaja energiaks. Miks Hiina meistrid olid kõrge vanuseni, zen-meistrid sealhulgas, niivõrd vitaalsed, loovad, taiplikud, teadlikud? Just tänu sellele, et neis oli avanenud see noorusaja või isegi lapsepõlve energia. Ja sealt edasi ilmneb siis niinimetatud eatuse fenomen. Kui alustada nende harjutustega maast madalast nagu Hiinas dünastiates, siis inimesed näevad ka väga noored välja kõrges vanuses. Räägitakse Hiina arstidest, kes seal 90-aastased nägid välja nagu 30. Ja nüüd ka meil Kadi Helme oma loengutes on näidanud pilte ka läänes sellistest inimestest, kes on siis maast madalast olnud seal toortaimetoitlased või mingil muul moel leidnud endale hästi loomuliku eluviisi, mis on säästnud nende sünnieelset energiat. Või siis, kui nende harjutustega on alustatud hiljem, kui see nii-öelda kundaliini on avanenud seal 50. eluaastates või veel hiljem, siis sageli on raske öelda, kui vana see inimene õigupoolest on. Ta võib välja näha nagu 40, 50, 60, aga võib olla ka näiteks 90, 100 või 120. Mine võta kinni. Vanadest inimestest oli juttu jällegi eelmises loengus, vitaalne ehk noorenev vananemine. Millised oleksid siis selle seest välja yin liikumise konkreetsemad näited? Näiteks vabatants. Naised, eriti naised, kes armastavad intuitiivselt väljenduda tantsus. See on loov tants, seal keha ise hakkab liikuma. Teine näide on näiteks vabastav hingamine. Kui me jõuame protsessi, siis keha ise hakkab liikuma spontaanselt, et nii-öelda lasta pingetel paremini välja elada. Mõnikord võtab kehaga spontaanselt erinevaid hatha jooga asendeid ehk siis staatilisi venitusi sisse ja nii edasi. Ma ise olen õppinud Soome joogat paar aastat nooremast eas ja see oli tõesti väga pehme ja mõnus jooga. See oli väga jõukohane, seetõttu ka eakatele oli olemas eraldi ka joogateraapia ühing Soomes ja väga paljud eakad inimesed tegelesid Soomes joogaga tol ajal juba 90-ndatel. Sealt ma sain siis sellise esimese, ütleme niimoodi, õrn, magus, valusa kogemuse nendest kõige lihtsamatest venitustest. Lihtne istudes ette kummardus sirge seljaga, lihtne pöördeharjutus, need on kõige mõnusamad harjutused minu jaoks tänaseni välja. Ja loomulikult me võime ennast ka hatha joogaga ära vigastada. Kui me üle pingutame venitustega, tekivad rebestused pööratud asendi puhul, kui me teeme neid valesti või me oleme liiga kogukad selleks, me võime oma kaela, ülaselga vigastada ja sattuda kiropraktikute kätte alla. Ja hea näide on jällegi idavõitluskunstid. Eriti Hiinas, ütleme, seesama tai chi, mis on ju tegelikult tervise võimlemine, jällegi spontaansed liigutused, kus on väga palju sellist ringutuslikku elementi. Vaadake, kõige mõnusam harjutus on ringutamine. Seda teevad kõik inimesed spontaanselt hommikuti või kui nad päeva jooksul on väsinud, siis ka muul ajal. Seda teevad kõik koduloomad ja küllap ka metsloomad. Nii et tai chi'st hiljem kujunes ka võitluskunst, nii-öelda vastase jõu ära kasutamise kunst. Ja ma ise, mul oli võimalus osaleda Põhjala traditsiooni kursustel pool aastat, mis oli ka nagu võitluskunst, kus samal ajal väga mõnus selline, ütleme niimoodi, masseeriv. Löögid olid nagu massaaž. Me üksteist klobisime seal kõik võimalikes kohtades ja see oli niivõrd mõnus
kui seda õigesti teha ja tervendab. Nüüd sellise seest välja liikumise puhul on veel 3 astet. Me enne rääkisime siin mõnu, nauding, ekstaas, orgastilisus, siis võib tuua veel 3 astet. Kõigepealt me keskendume harjutusele, me ei ole veel sellega harjunud, see ei ole meil veel automaatne ja sageli oma treeningutes, oma võimlusrühmades, mida ma tegin siis ka mäletamise 7 aastat Sparta klubis, eeskätt eakatele, me näeme, kuidas inimesed teevad algul harjutust valesti. Nad vaatavad minu pealt, vaatavad peeglist, eks ole, ja võib-olla teevad hoopis mingit teist harjutust, mitte seda, mida ma parajasti ette näitan. Nii et nad keskenduvad sellele, püüdes seda teha ja mõne aja jooksul, kui see õnnestub, see harjutuse õigsus muutub nagu eneslikuks. Nad ei pea enam pingutama, nad ei pea enam kontsentreeruma. Nad lihtsalt meditatiivselt juba on selle sees. Ja 3. aste, kus nad lihtsalt unustavad seda tegema ja muutuvad nii-öelda harjutuseks endaks. Ehk siis samastuvad sellega. Need 3 astet on ka Patanjali klassikalise jooga 3 kõrgemat astet. Keskendumine ehk dharana, meditatiivne, eneslik, tegevus või liikumine ehk dhyana ja samastumine liikumisega või tegevusega, saamine liikumiseks tegevuseks ehk samadhi. Ja need 3 astet käibivad kõikvõimalike tegevuste puhul, näiteks nõude pesemisel, kui me lihtsalt unustame ennast seda tegema ja muutume selleks tegevuseks. See on siis igasuguse liikumise kõrgeim, tervendavaim ja nauditavaim faas. Lihtsalt jooga puhul me keskendume väga kõrgele objektile, me keskendume Jumal Ishvarale, kas ta on siis Jumala kujuna või juba puhta teadvusena ja samastudes sellega me saavutame kõrgemaid samadhisid. Loomulikult selle viimase astme puhul tavab meid teatud ajatus. Hea treeningu puhul me ei märka aega. Me oleme nii kaasa haaratud nendest pehmelt üleminevatest harjutustest, mis on pikali, istuli, püsti, liikumise peal. Et kui korraga selgub, et aeg on läbi, siis see nagu üllatab meid. See on ääretult hea näitaja, see näitab, et me olime samasuses. Me olime asjas tõeliselt sees, olime see asi ise. Kui Eckhart Tolle räägib sellest kohaloleku väest ja sellest, et keha on alati olevikus. Et kui me keskendume kehale, siis me pääseme olevikku. Aga mõelge nüüd ise, kui see keha on tuim või isegi valutab, siis mis motiiv on meil keskenduda sellisele kehale? Kui ma küsin inimestelt, mida sa oma kehas praegu tunned, mida sa aistid, millised aistingud ja tajud seal on? Puht sellised nii-öelda puudutuslikud aistingud, jah? Kompimise aistingud, seesmised. Siis tavaline vastus on vaikus, nõutus või siis laused nagu, hetkel nagu kuskilt ei valutagi. Ja see jällegi viitab sellele, et inimene ühelt poolt ei ole teadvel oma kehast ja teiselt poolt seal polegi midagi, millest teadvel olla. Kui meie keha on muutunud magusaks, siis me tajume seda hetkest hetkesse. See on nauding. Mantak Shia, taoistlik meister, nimetab seda leebe orgastilisus. 24 tundi päevas on meie keha magus. Ja mis viga, loomulikult selline keha tõmbab endale meie tähelepanu, meie meele ja meil on sügav kontakt oma kehaga ja me oleme kohal.
me oleme tõesti siin ja praegu, sest selline keha tõmbab meid endasse. Nii et kui me selle saavutame, siis keha ise aitab meil. Jooga, klassikalises Patanjali joogas jällegi, algul me venitamegi keha nii-öelda lahti selle 3. astmel ehk siis asana astmel. Seejärel me avastame hingamise ja hakkame ka seda kasutama järjest peenekoelisemalt kuni praana hingamiseni välja, kus me lihtsalt kas läbi mingi piirkonna, näiteks läbi ninasõõrmed või silmalaugude, mis on kõige magusam osa meie näost, me hingame sisse seda magusat praanat või juba me kogu kehaga hingame sisse seda magusust. Ja nüüd me uurime seda hingamist, erinevaid vahekordi välja ja sisse hingamise vahel, erinevaid hingamispeetuse pikkusi. Ja need uuringud viisid selleni, et hakkasid tekkima ülivõimed. Teatud pranajaamade puhul joogid näiteks lihtsalt saavutasid kaalutu oleku, leviteerisid või saavutasid mõtete lugemise või isegi teleportatsiooni, miks mitte. On ju erinevaid madalamad ja kõrgemaid ülivõimeid ehk sidasid. Pärast hingamist, mis toimub? Meie meeled välismaailmast iseenesest tõmbuvad tagasi sisemaailmale, sest sisemaailm on muutunud niivõrd atraktiivseks. Nii läbi asanade, kus energiad on läinud käima, kui ka läbi järjest peenekoelisemate hingamiste. Ja nüüd alles sellises seisundis, sellises magusas, õndsas seisundis, me saame minna rahulikult jooga 3 kõrgema astme juurde ehk asuda keskenduma jumalusele, jumal Ishvarale, saavutada eneslik subjekti ja objekti olemasolu, side ja lõpuks samastumine, muutumine selleks. Nii et kõik see eelnev töö on eelmistel astmetel ära tehtud. Meil on väga raske näiteks mediteerida, kui meie keha on tuim või valutab. Sellepärast ongi kõigepealt füüsilised harjutused, asanad, qiguni erinevad võimlusharjutused, kundaliini jooga erinevad võimlusharjutused ja nii edasi. Et puhastada keha, teha ka puhastusprotseduure. Kaasal on see väga lihtne. Joogidel olid samuti väga lihtsad puhastusprotseduurid, võiks olla väga primitiivsed, näiteks soolaga läbi loputamine, kuid kaasajal on võimalik teha väga efektiivseid ja väga mugavaid detox-programme bioaktiivsetest toidulisanditest, puhastada ennast ära parasiitidest ja nii edasi. Nüüd väga oluline osa väe ja mõnu võimlusest on õige kehavorm. Ma teadsin sellest natuke juba varem, aga ma sain suuremas elus just nimelt Põhjala traditsioonis. Paljudel inimestel on kehavorm vale. Kehavormi õigsust saab rakendada nii püstiasendis, seistes või kõndides või ka joostes, istuliasendis ja pikaliasendis. Ka siis, kui me jääme magama näiteks. Ja ma toon lihtsalt ühe näite siin kõndimisest, mida me nimetame loivamiseks, lonkimiseks või lõnkumiseks, mida lõngused teevad. Tähendab, mis seal on? Selgroog on õrnalt sirutunud ja kõik muu lihtsalt ripub. Ja sellises asendis inimene longib, loivab, lõngub. Olles ise suht vertikaalses asendis. Nüüd, kui me anname kehaga väikse kalde, siis me hakkame tegema niinimetatud mõnukõndi, mis võib samuti muutuda väga nauditavaks. Selliselt kõnnivad väiksed lapsed, joodikud ja
praegu ei tule see mõiste meelde, kui tuleb, siis ma lisan. Ja selle tulemusel kõndimine, see mõnukõnd muutub niivõrd mõnusaks, et ma ainult seda teekski. Algul see tundub vaadates, kõrvalt vaadates imelik, ta on kummaline natukene. Kuid ajapikku me võime viia ka sellisesse vormi, et see mõnu säilib, aga väljastpoolt vaadates on kõnd juba üsna normaalne. Ja sealt edasi me saame loomulikult minna üle siis sellisele mõnujooksule, tavalisele lihtsale sörkjooksule. Üks osa liikumisest, väe ja mõnu võimlusest on ka enesemassaasid, eriti hiinlaste enesemassaasid ja me oleme teinud seal ka rühmamassaaže. Üks osa minu jaoks õigest liikumisest on ka intervalltreening selleks, et aktiveerida uuesti kasvuhormoon, mis meil keske paiku on juba nii-öelda magama läinud. Ja siin me kasutame siis harjutusi kiirlihastele. Me võime siin spurtida sörkjooksu vahepeal. Mulle väga meeldib kiirlihastele kätekõverdused ja seejärel aeglastele lihastele kätekõverdus umbes 1 minuti jooksul planki asendis ehk siis toeng lamangus. Mulle väga meeldib kasvuhormooni seisukohalt jällegi peale sooja duši külmduš. Harjutused on sellega järk-järgult, sellest tuleb lähemalt juttu karastamise loengus. Ja mulle väga meeldib ka vastupingega venitus, mida ma õppisin hiljuti. Ja mis taastab meie sidekoe. Teatavasti organism koosneb siis organitest ja kõik ülejäänu minu arusaama järgi ongi sidekude. Need ei ole mitte ainult lihased, kõõlused ja luud, vaid need on ka kõik võimalikud muud kelmed ja kotid, kus need meie organid on ja kõik, mis need siis nii-öelda paigas hoiavad. Ja inimene, kes selle meetodi leiutas, tundis ka Hiina meditsiini, kuid ta sattus väga raskesse liiklusavariisse ja arstid ei andnud mingit erilist lootust, kui ta taastas täielikult oma liikuvuse just nimelt vastupingega venituste tagajärjel. Vastupingega venitusi saab teha iseendale ja võib teha ka partnerile sellised, mida ise ei saa teha. Ja eriti, kui meil on siis erinevad vigastused, mis on seotud ka sidekoe armistumise ja vigastumisega, me saame selle just sellisel moel taastada. Tegelikult, kui me teeme näiteks jooga asanasid, venitusi, siis seal iseenesest tekib loomulik vastupinge, kui me hakkame nii-öelda piirile lähenema. Ja kui me hakkame seda tegema teadlikult, siis me võime väga lühikese ajaga saavutada väga kõrge painduvuse tänu sellele, et organism tunneb end lihtsalt turvaliselt ja ta lubab, kuna me vastandlihastega hoiame vastu, ta lubab meil minna venituses järjest kaugemale ja kaugemale ja kaugemale. Ja siin võib ime asju teha väga lühikese ajaga tänu sellele. Ilma, et me ennast rebestaksime, nagu ma ütlesin, mida mõnedel juhtudel joogatreeningutes kahjuks tuleb ette. Nüüd, kui me oleme omandanud sellise seest välja liikumise, siis võiks öelda, et see hakkab mõjuma ka meie hinge ja vaimu tasandil. Me hakkame ka seal
spontaanselt nii-öelda elama seest välja. Mis hinge tasandil tähendab näiteks seda, et meie tunded, emotsioonid muutuvad autentseks. Mis mõtte tasandil, vaimu tasandil tähendab seda, et meie mõtted muutuvad autentseks ehk loovaks. Et me ei liigu enam teadaolevas, vaid liigume tundmatusse. Lähtume tundmatusest. Ja me muutume impulsiivseks. Meie tegevused muutuvad impulsiivseks. Me ei pea enam pähe võtma kõikvõimalikke plaane, vaid me usaldame oma intuitsioone, mis siis annab meile vastad impulsse kõige sobivamateks tegevusteks antud hetkel või antud ajavahemikus. Tekib impulsiivne käitumine, mis arengupsühholoogias näiteks on omane personaalse tasandi kõige kõrgemale astmele ehk kentaurile. Nüüd lõpetuseks võtame veel kokku nõuanded, kuidas siis saavutada sellist seest välja mõnuliikumist. Esimene nõuanne ongi, et ole lihtsalt liikuv. Ma ise olen ka natukene siin jäigalt praegu istunud. Kui me istume, siis vahetagem istumisasendeid. Tunnetame, kuidas keha tahab parajasti olla liikuda. Muidugi soovitav on istuda enam-vähem sirge seljaga, nii nagu seista ja kõndidagi. Ja liikumine tähendab ka seda, et me võime liikuda ka siis, kui me spetsiaalselt parajasti ei võimle. Näiteks trammi oodates, isegi poe järjekorras seistes. Me kunagi tegime Tallinna Televisioonis ühe saate Matrix Plus, kus ma demonstreerisin nii-öelda bussipeatuse joogat. Et milliseid suht tagasihoidlikke harjutusi saab oodates teha. Teiseks, lõdvestu. Hoia selgroog sirge, see on õige kehavorm. Paljudel on ristluu liiga taga, tähendab alumine seljakumerus, seljanõgusus on liiga suur, selg vajub läbi ja me saame harjutada ristluud hoidvaid lihased nii, et ristluu hakkab hoidma seda nõgusust vähemana. Ja kõik muu saab nagu ülikond rippuda selle riidepuu peal. Teiseks, kui me teeme venitusharjutusi, tehkem seda väljahingamistega. On olemas energeetiline võimlemine, kus kõik nii-öelda venitused, pinguldused toimuvad väljahingamisega. Näiteks kätekõverdus ma teen väljahingamise pealt. Võib proovida muidugi ka vastupidi ja tunnetada erinevust. Edasi katsugem pihta saada harjutuste printsiipidele. Minu väe- ja mõnu joogas näiteks on staatilised venitused, on jõuharjutused, on aeroobilised viibutused, ringitused, painutused, on enesemassaažid ja on nii-öelda rasked hoidmised, mis olid juba muinasgermaanlastel ruuniharjutustena, mis on kundaliini joogas, mis on qigunis, näiteks puuharjutus, kus lihas hoides mingit asendit, pika peale see muutub raskeks või on algusest peale suht raske. Ta ei saa lõdvestuda ja siis ta paneb energiat käima. Keha läheb lihtsalt kuumaks. Nii et kui me saame selle printsiibile pihta, me ei pea õppima ära üksikuid harjutusi nii-öelda näpuga järge vedama. Me saame sellele ehitada, spontaanselt improviseerida, luua uusi harjutusi. Nagu ma ütlesin, ole kohal harjutusi tehes, sulandu ja samastu. Edasi, ava keha energiat. Tee ka energiaharjutusi, et sul kehas oleks võimalikult hea olla. Ja näiteks, kui meie oleme oma väe- ja mõnujooga treeningutes umbes pool tundi teinud tunnistajast, siis me saame teha näiteks langemist väljahingamisse, mis annab erakordselt meeldiva meeletühjuse kogemuse. Edasi, väga mõnus on südame hingamine, kus me hingame magusalt sisse läbi ninasõrmete, silmalaugude ja langeme väljahingamisse. Samal ajal kogedes, kuidas toimub ka sisse- ja väljahingamine läbi südame. Süda on üks kõige magusamaid tšakraid ja kõige kiiremini avanevaid seksuaaltsakra kõrval.
Nüüd harjutuste eri liigid. Me teeme siis jõuharjutusi, intervallharjutusi, me teeme aeroobikat, venitusi, nagu ma ütlesin, hoidmisi. Näiteks jõusaalis ma ei kasuta suuri raskusi. Ma teen väikeste harjutustega, väikeste raskustega tavaliselt kiirlihastele nii kaua, kui on mõnus. Jällegi mõnukeskne jõusaali harjutlemine. Me teame, et füsioloogiliselt vaadates selline liikumine edendab siis vere ja lümfitsoonte mikrotsirkulatsiooni. Tähendab, ta paneb avakapillaarid uuesti. Et ühelt poolt hapnik ja toitained jõuavad kõigi kudedeni läbi kapillaaride veresoonkonnas ja läbi siis lümfisüsteemi kapillaaride jällegi laguained saavad ilusti kõrvaldatud. Ja lõpetuseks muidugi tule minu treeningutele, väe ja mõnuvõimluse treeningutele. Võib teha ka individuaaltreeninguid, individuaalnõustamisi, et sa saaksid selle tunde tasapisi kätte. Ja plaanis on siia kõrvale pakkuda mingi aja pärast ka juba näidisharjutusi siis pikali, püsti ja istuli. Sellega ma tänase loengu siis lõpetaksin ja sooviksin teile lõpetuseks siis head liikumist ja jälle nägemiseni Tervisekooli mõnel järgmisel loengul.